Tere, mina olen Greta. Tere, mina olen Evelin. Tere tulemast kuulama Erasmuse taskuhäälingut. Täna on meil külas Airi, kellel on mitu Erasmus Plus kogemust, millest me soovime mõlemast täna kuulda. Nii et tere, Airi. Tere! Kas sa räägiksid alguses, et kust sa pärit oled, mida sa õppinud oled ja mis Erasmuse kogemused sul on? Mina olen pärit Saaremaalt. Õppisin ma siis, põhikooli õppisin maakoolis ja keskkooli läksin edasi Kuressaarde gümnaasiumisse. Ja siis tulin Tallinnasse ära ja õppisin hoopis sellist asja nagu dokumendihaldust. Pärast kooli siis läksin selle valdkonna peale tööle, aga siis see valdkond oli nagu merendusettevõte ja siis sealt mul see mõte tuli ka minna Hiiumaa ametikooli väikelaeva, väikesadamate spetsialistiks õppima. Räägi, millal sul tuli mõte Erasmus Plus programmi kasutada? See oligi Hiiumaa ametikoolis. Algul ma tegelikult arvasin, ütlesin, et ma ei lähe sinna, sest et ikkagi päris kaua kestab ja puhkust ei ole nagu ka võimalik nagu nii pikalt nagu võtta. See oligi tegelikult tähtaeg oli juba möödas, et kandideerimistähtaeg, aga siis ma ei teagi, miks see nagu muudeti seda, et anti vist nädal aega juurde või mingi selline asi oli. Ja siis ma tulin just Hiiumaalt, olin praami peal ja sõitsin Tallinna poole ja siis mõtlesin, et miks ma ei lähe sinna, nagu tegelikult ma nii tahan nagu tegelikult minna. Ja siis ma seal praamis selle avalduse ära täitsingi ja siis läksingi. Aga kui keeruline see kõik oli? See avaldusest kuni lennuni? Tegelikult ei olnud keeruline, et ei olnud. Et see avaldus oli ainult mõned asjad ära täita, CV oli mul olemas, kõik see organiseerimine pärast, et sinna Itaaliasse saada, see ei olnud minu jaoks keeruline, sest ma igapäevaselt tegelen väga palju reisikorraldustega ja siis see ei olnud minu jaoks keeruline. Ja see majutuse leidmine, võib-olla see nagu oli kuidagi et kuna seal ei teadnud täpselt, kus see sadam asub ja kus nagu seda linna ise ei tundnud nii kangesti, et kuhu seda majutust võtta ja kõike see võib-olla oli natukese nagu siuke keerulisem. Aga siis ma võtsingi vist ainult nädal aega esialgu ja siis mõtlesin edasi, et mis seal nagu siis edasi saab. Mis siis hakkas edasi saama? Mulle meeldis see koht, kus ma selle majutuse leidsin ja siis ma sain endale jalgratta ja siis sõitsin sealt enda majutuskohast sadamasse iga päev selle jalgrattaga, et see oli hea koht, kus olla. Oluline küsimus on vist, et ega sul ühtki jalgrattaõnnetust ei juhtunud? Mitte ühtegi. Okei, tegelikult see ei olnud nagu väga hull, aga ma lihtsalt ei tunnetanud ise enda kabaritte nagu seal kai peal korraks ja siis ma lihtsalt sõitsin vastu seina küljega, aga see oli lihtsalt, see ei olnud õnnetus, aga lihtsalt, ma ei tea nagu, Kuulajatele taustinformatsiooniks. Airi on väga pisikene. Lihtsalt tundub olevat täiesti ühisnimetaja erasmuslaste puhul, et nad lähevad välismaale, seal hakkavad rattaga sõitma ja sõidavad kuhugi otsa. Või sõidab keegi meile otsa, mulle tundub. Et selles mõttes ma siinkohal tahaks kõigile tulevastele erasmustele teha, et nii-öelda südamele panna, et olge palun liikluses ettevaatlikud. Kandke kiivrit. Jah, kiivrit seal ei olnud, isegi ei pakutud mitte. Milline sinu igapäevaelu seal välja nägi? Mida sa nii-öelda tööalaselt seal tegid? Kuna itaallastel on niimoodi, et nendel on lõuna ajal on siesta, siis tavaliselt oli hommikul oli mingi asi planeeritud või organiseeritud nende poolt. Kas siis me käisime mingeid kohti vaatamas, sadamaid külastamas, mingid sellised asju, siis oli paus, paar tundi siin lõuna ajal ja õhtul siis, kui nendel endal sai ka siuke igapäevane töö läbi, siis peale 5 või 6 paiku siis mindi uuesti sadamasse tagasi ja kõik said kokku ja siis räägiti päevasündmuseid ja siis hakati nagu siukest tõsist tööd tegema. Järgmise päeva mingisuguseid asju ja üritusi korraldama ja kõik siuksed asjad käisid alati õhtuti. Et hommikupoolikul siis olid mingi lastega mingid tegevused seal sadamas või mingid sellised asjad. Aga õhtul oli siuke organiseerimine ja
aga kui kerge siis eestlasena oli harjuda selle rütmiga, et päeval ongi paar tundi täiesti nii-öelda vaba, rahulikku ja puhkeaega? hästi raske, et ma olen ise siuke nagu kärsiti ka veel veits onju, et läksin hommikul siukse suure entusiasmiga, nii, nüüd hakkame tegema midagi ja siis nagu see kuidagi see jõudis juba siukesesse tippu nagu, et näed see, et näed, nüüd on nagu hästi palju asju teha onju ja siis, et nii ja nüüd siis oleme puhkame tahaks nagu veel midagi teha, et nagu see oligi sihuke päeva tükeldamine minu meelest veidikese, aga noh, lõpuks arvasid nagu ise ka ära, et ootasid, et et noh, kohe tuleb see siesta, et näed, saaks nagu väikse uinaku teha või Aga millised olid põnevamad töökohustused, mis sind seal ootasid? mulle meeldiski noh, kahjuks mul on see nagu, mul on hästi kahju, et ma ei oska itaalia keelt. Seal oli lastega oli hästi palju igasuguseid tegevusi seal, et need koolidel oli programmkohed, kus nad pidid seal sadamas käima ja nendel tutvustati igast mereteemasid ja merendust ja kalu ja värke. Et see oli nagu lahe, et nende lastega nagu seal toimetada. Et seda ma oleks tahtnud, et oleks ma neid oskanud nendega rääkida ka, et siis oleks nagu veel ägedam olnud. Aga see mulle väga meeldis ja oli ka igast nende ürituste asjade korraldamine seal. Laevu ja paate me niimoodi otseselt nagu vastu ei saanud seal võtta. Niimoodi, et noh, igapäevaselt oledki seal kai peal ja võtad vastu, et seda me ei saanud teha. Aga ma arvan, et see oleks mulle nagu siis ka väga meeldinud, aga just see lastega tegelemine ja see nagu seal oli siuke äge. Kas sa sealsetest kommetest või asjadest, kuidas seal sadamas mingeid asju tehti, võtsid Eestisse tagasi kaasa ka? Sealt ma võib-olla nagu seda sadama haldamise mõttes ja seda nagu võib-olla ei olegi nagu nii palju, aga nendel oli rohkem see, et kuidas inimesi saada sadamasse, mitte seda sadamakorraldust kui seda, vaid seda, et kuidas inimesed tuleksid sadamasse ja nad naudiksid seda sadama elu ja olu. Et pigem siuke kogukonna teema oli seal. Korraldamise mõttes nagu võib-olla tõesti nagu võtsin nagu midagi sealt kaasa, aga seda sadama ja laevade ja siukest haldust nagu seda nagu ei saanud sealt väga kaasa võtta. Et need olid nagu nii erinev Eestist see osa. Aga kas sa ise nendele midagi õpetasid? Kuidas Eestis tehakse? Ja ma näitasin nendele, kuidas meie igasugused paate paneme kinni kai äärde ja siis me tegime seda ühte laeva, puhastasime ja korrastasime ja siis nad nagu tegid liiga palju mõttetut tööd sellega, et oleks saanud lihtsamalt ja siis me seal näitasime neile, kuidas on lihtsam teha ja siis nendel tõesti. Voolikuga saab ka vett võtta, mitte ei pea ämbriga merest võtma. Need on mingid siuksed asju nagu küll jah, natuke ikka saime endale õpetada. See on küll huvitav. Vanad merekarud ja nemadki, eks ole. Mis sa seal vabal ajal tegid või millised on mingid sellised meeleolukamad mälestused sellest Itaalia kogemusest? Söömine. Mul oli selles mõttes, et ma sain seal hästi paljude ägedate inimestega tuttavaks ja siis nad võtsid mind, igal õhtul oli kuskile minek, et ma vahepeal mõtlesin juba issand, ma tahaks nagu üks õhtul ka kodus olla lihtsalt nagu, ma ei tea, raamatut lugeda. Aga siis ma mõtlesin, seda raamatut juba võiks kõik millegi muul ajal ka lugeda. Ja nad võtsid mind igale poole kaasa, küll mingitele kontserditele, siis kellegile külla, siis mingitele õhtusöökidele. Jah, siis ükskord käisime lihtsalt niisama mööda rannikut mingi autodega sõitmas ja siis jalutamas aga jah, mind võeti hästi palju igale poole kaasa ja sain siukseid ägedaid tutvusi sellega sealt. Kes nad olid selles suhtes, et kas nad olid ka erasmuslased või nad olid kohalikud? Ei olnud, kohalikud olid. Et üks tutvus oligi hästi lahe, et ma olen siuke vahel mulle meeldib enda ette rääkida ja siis ma arutlen ja siis ma olin poes ja
ja siis vaatasin seal nagu seda kaupa ja küpsiseid oli seal hästi palju. Kuna ma ei talu gluteeni, on ju, siis ma mõtlesin, et huvitav, kuidas ma Itaalias üldse hakkama saan, on ju. Ja siis ma olin seal poes, vaatan, issand, kui palju siin gluteenivaba küpsiseid on. Siis ma olin seal poes ja rääkisin oma, et issand, kui palju küpsiseid. Nii, mis ma siis täna võtan? Ja siis rääkisin, et lausin vahepeal niiviisi, on ju. Ja siis siis ma nägin ka üks koer tuleb, üks mees oli koeraga, on ju. Ja siis ma läksin selle koer, tšau, kutsukene, no kus olen? Oodata, ma pean ikka küpsist vaatama. Ja niimoodi rääkisin. Ja siis mingi sadamas, olen seal sadamas, hakkan ujuma minema ja siis üks noormees ja üks tüdruk tulevad mu juurde, et kuule, kas sa oled see Eesti tüdruk või? Ma ütlen, jaa, kuidas sa tead, on ju? Ai, et me vaatasime poes, et sa oled nagu eksinud veidikese, on ju, ja kõik juba siin räägivad, et siin on mõned eestlased siin, et siis me mõtlesime, et näed, järelikult sa oled see eestlane nagu, et sa olid nagu poes siuke ekslenud olekuga, et me mõtlesime, et me pakume sulle abi. Ma ütlesin, et ei, mul ei olnud abi vaja, ma lihtsalt olin nagu hämmingus, kui palju küpsiseid siin on. Ja siis sealt see tutvus nagu tuligi, et siis järgmine päev kutsusid mind juba randa ja siis näitasid mulle mingit ühte ägedat sükest uut randa ja siis niimoodi ma seal nendega koos käisin. Kui palju Eestit teati või eestlastest, et? Teadsid, kus Eesti on, aga mitte nagu niimoodi otseselt nagu väga palju nad ikkagi teadnud. Aga kas sa mõtlesid seal ka, et nad soovid olla ainus eestlane, kellega nad kunagi kokku puutuvad? Ei, ma niimoodi ei mõelnud. Sest ma tean tegelikult ise nagu inimesi, kes on seal kandis käinud ja Aga kuidas sa Eestit tutvustasid nendele, kes ei teadnud täpselt, mis kohast sa räägid? ma rääkisin, kus ta asub, kui suur ta on aga mul jutt läks alati selle peale, aga tegelikult ma elan hoopis Saaremaal ja siis ma hakkasin Saaremaast rääkima, et see on hästi pisikene saar ja et on küll Eestis kõige suurem, aga ta on ikkagi väike ja et mul jutt läks ikkagi lõpuks Saaremaa peale. Kusjuures minu jaoks on nii huvitav, et Leedus on näiteks Saaremaa paremini teada kui Tartu või et kui leedulastele Eestist rääkida, siis nad ei ütle isegi, et tahaks Tallinnasse, vaid nad tahavad kõik Saaremaale. Sellepärast vist, et Leedul endal pole nii palju saari ja siis ta vaatavad nagu lähimaid saari, et ilmselt vist see. Aga mis sind kõige enam üllatas Erasmusega? Või kuidas Itaalia sind üllatas? Itaalia, minul jaoks oli üllatus see, et seal ei räägita üldse inglise keelt eriti. See on tõesti nii raske, et isegi 1, 2, 3 on nende jaoks keeruline. Et sellised hästi pisi asjad või mingi kerged või mingi tere või mingid sellised asjad, et see oli minu jaoks tõesti üllatus, et nad ei räägi üldse inglise keelt. Aga Itaalia mind ise väga palju ei üllatanud, sest ma olen seal põhja pool, ma olen ennem ka käinud. Et seda kultuuri osa ma tegelikult teadsin ka. Kuidas sinu itaalia keel seal oleku ajal muutus või arenes? Süüa ma oskasin juba lõpuks tellida ja mingid sellised kergeid asju ma ikka sain lõpuks ikkagi aru ja oskasin rääkida. Aga ei, selles mõttes ma mingit small talk'i ma ei suutnud kindlasti nendega rääkima hakata. Sa otsustasid minna pärast Itaalia kogemust järele Erasmusena ja teha veel ühe praktika. Et miks sa seda otsustasid? Sellepärast, et mul oli eelmine aasta nii äge kogemus sellega, ja mul anti see võimalus ja siis ma kindlasti kasutasin ära, sest sellist võimalust rohkem ei tule. Ja kus sa selle tegid? Soomes, Kasnäsi sadamas. Ja kas see oli millegi poolest erinev? Jaa, see oli täiesti erinev. See oli täiesti need 2 asja. Selles mõttes mul oligi mul vedas, et ma sain 2 täiesti erinevat asja teha. Et kui Itaalia oli selline kogukonna teema ja pigem siuke sadama, kuidas inimesi sadamasse saada, aga Soome kogemus oli see, et ma reaalselt teenindasingi neid kaatreid ja jahte ja võtsin külalisi vastu ja andsin kütust ja kõik see reaalne sadama teenuste pakkumine oli seal. Et see oli täiesti teistsugune. Aga milline on sellest ajast mõni eredam lugu? Bellingshauseni vastuvõtmine. See oli lihtsalt tegelikult ma teadsin, kui ma olin Eestis ja ma läksin Soome, siis ma juba siis kuulsin, et Bellingshausen plaanib Turu saarestikku minna.
ja siis ma mõtlesin veel ise, et kirjutaks neile, et ma lähen nagu sinna sadamasse, et tulge sinna. Et ma küll ei teadnud sealt Bellingshausen pealt kedagi. Aga siis mõtlesin, et mis ma ikka ei hakka kirjutama. Ja siis, kui ma üks hommikul läksin tööle ja kui meil see sadamakapten tuli mu juurde, et kuule, et üks suur paat tuleb täna sisse, et lihtsalt sulle infoks. Siis mul niimoodi, et mis paat see on? Ja siis ta nagu ei teadnud nime ega midagi, ja siis ma ütlesin, et kaptenit teada, ja siis ta ütles, et mingi Priit ta nagu on, ja ma ütlesin, et Priit Kuusk või? Ja siis ta ütles, et jaa, oli küll jah, ja siis ma sain aru, et issand, Bellingshausen tuleb. Ma olin jumala ärevuses nagu täiesti niimoodi, et ma olen selle hommikul veel veits nagu vihmane ilm ka ja mul olid tatuusid olid jalas ja ma ei olnud nagu selles mõttes nagu niimoodi riides, nagu nii viisakalt riides. Bellingshauseni vääriliselt. Just. Ja siis oligi, ja siis ma hakkasin nagu... Ma olin nii ärevuses seal ja siis ma mõtlesin, nii, mis ma selga panen, ma lähen parema kleidi selga või? Ja siis kõik seal naersid, et issand jumal, et kuidas sa saad, et sul on kleit ka veel siin kaasas. Ma ütlesin, muidugi on kleit kaasas, on ju. Ja siis, aga ma hakkasin ise nagu nalja sellega nii palju tegema. Ja siis oligi, et ma ei läinud ei lõunale ega midagi, siis ma ootasin nagu neid nii kangesti. Ja siis, kui nad tulid ja siis nad andsid otsad ja siis ma nagu ütlesin eesti keeles, tere, ma nii kaua ootasin teid, et nii tore, et te tulite siia. Ja siis see Priit vaatas mulle otsa, kapten, sükse eestikeelse lause õppisid nagu niimoodi paari tunniga selgeks. Ma ütlesin, ei, ma olen eestlane. Ja siis oligi, et kutsusid mind õhtul veel sinna jahi peale ja siis rääkisime juttu ja see on hästi lahe, et sellest kohtumisest meil on tänaseks välja kujunenud juba uus koostöö. Et nüüd nädalavahetusel, mis oli nädalavahetus, korraldasin ma koos nendega Saaremaal Merispordiseltsi regatti, noorte regatti. Et selline äge kohtumine kuskil mitte Eestis võib nagu viia selliseks suureks koostööks ja see ei ole ja see nagu läheb edasi veel, et see ei ole nagu ainukene nagu olnud, et neid asju nagu tuleb kindlasti veel ja juba on nagu meil mõtteid. See on tõesti väga tore. Ma olen ka sinu lugu lugenud, aga ikkagi nagu päris elus kuulad, siis on hoopis teine tunne kuulata. Suvel, kui ma seda intervjuud tegin, siis ta rääkis seda, või et sa rääkisid seda täpselt samamoodi, eks ole, ja siis ma mäletan, kuidas ma nagu nii tuli hingeliselt kuidagi sellel kaasa elasin, et kuidas see nüüd lõpeb. Ei, see oligi seal, nad ütlesid ka, et kui ma rääkisin nagu nendel üldse nagu sellest Itaalia nende kogemusest ja praktikast ja siis, et mida ma praegu siin Soomes teen ja siis Priit ütles ka, et vaatas mulle otsa niimoodi, et issand, et sa räägid nagu nii elavalt seda, et meil on täpselt sellist inimest nagu endale ka sinna vaja, et kes nagu teekski nagu sükest nagu, et talle meeldib see, mida ta teeb, et meil on endal ka vaja. Ma ütlesin, et jaa, ma tulen järgmine aasta siis teie juurde praktikale. Aga miks mitte tööle? Jaa, täitsa, ma väga tahaks Saaremaale tagasi minna. Priit Kuusk, võta Airiga uuesti ühendust. Kas sa tunned, et sa said sealt olulisi erialasid teadmisi ja oskuseid, mida sa Eestis ei oleks saanud? Üks asi on teooria ja teine asi on praktika. Et Eestis ma ei ole saanud mingid selliseid asju nagu praktikas kasutada, aga seal ma seda sain. Kindlasti, jah. Ma sain erialasi kogemusi kindlasti väga, väga mitmeid. Kas praktikaga kuidagi muutis sind? Kuidas? Juba see, et ma sain aru, et mulle päriselt ka meeldib see nagu asi, mida ma seal õppisin. Ja see praktika, mis ma seal tegin, et ma ütlen, et ma tegin seal nii palju erinevaid asju, et isegi nagu niisugused nagu nõmedad asjad oli minu jaoks nagu nii toredad, nii kenad, nagu tõesti nagu, et ma võikski seda päriselt teha. Et mingi näide, et seal laeva või vaatada neid tanke nagu puhastada, neid fekaalitanke, et isegi see oli nagu siuke nagu, et Eestis ma ei saagi seda katsetada kuskil, sest et pole väga võimalik, et kõik iga paat teeb ise seda, aga seal oligi niimoodi, et sa pidid aitama nagu nendel seda teha. Et isegi see oli selline, et vau, ma oskan seda teha. Rõõm fekaalist. Aga sa käid ju tegelikult täiskohaga tööl ja kuidas seda
tööelu ja siis Erasmuse praktika, et Õnnestus üldse ühendada. jah, just. Selles mõttes oli väga hästi meil see aasta, et meil oli kollektiivpuhkus. Terve ettevõte puhkas samal ajal. Ja mul õnnestus see täpselt niimoodi, et samal ajal, kui see puhkus oli, ma saingi nagu sinna Soome minna. Ma ei pidanud muretsema selle pärast, et kas mu tööd jäävad tegemata või äkki keegi helistab mulle või on kiiresti mingit tööasju vaja teha, et ma sain täiesti nagu keskendudagi selle praktikale. Et see nagu oli väga, väga õnnestus see aasta. Aga eelmine aasta oli mul Itaaliaga oli see, et kuna ma oligi alguses see, et ma ei taha, mitte me ei taha, vaid ma ei saa minna, sest et ma ei saa nii palju puhkust võtta endale. Ja siis, aga siis ma otsustasin, et ma tahan endale töökohta vahetada. Tulin töölt ära, aga mul oli teise kohaga juba kokkulepe. Ja et ma lähen teise kohta tööle, aga siis oligi see teise kohaga, ma pole ka öelnud nendele, et sorry, et ma nagu tegelikult kohe tööle ei tule, et ma saaksin alles 2 kuu pärast tulla. Ja siis viimasel intervjuul siis, kui mind hakati nagu valima, et kes siis nagu sinna uude kohta tööle saab, siis ma ütlesin, et tegelikult mul on nagu see, et ma lähen kohe Itaaliasse mitmeks nädalaks, et ma ei saaks nagu kohe teile ikkagi tööle tulla. Ja siis nad nagu hästi tükk aega nagu mõtlesid selle peale, et kas siis nagu ma saan sinna tööle või mitte. Aga mul oli juba siis selleks ajaks nagu see, et Itaalia, et ma ära ei jäta kindlasti, et ma kindlasti tahan sinna minna. Aga nad ootasid mind ära ja siis selles mõttes nagu 2 korda nagu mul õnnestus nagu ilmselt, et ei olnud nagu mingit probleeme. Aga nüüd koroona ajal, me ei saa üle ega ümber. Sa oled Itaalias käinud ja Itaalia oli, me kõik teame, mis Itaalias toimus kevadel. Mis tundega sa neid uudiseid lugesid näiteks see kevad? Ma olin hästi tihedalt olin kogu aeg kontaktis enda Itaalia nende sõpradega, et hästi palju kogu aeg küsisin ja rääkisin nendega, nad ise hästi nagu kurvad selle üle. Ja ma ise olin ka nagu õnnetu, et selles mõttes nad ju elatuvadki nagu turismist ja see sadama elu ja see korraldus, see oli nende jaoks nagu hästi oluline. Nad ise seal sadamas tegid ka hästi palju erinevaid projekte seal Egiptuse ja niisuguste nagu riikidega, et nendel kõik asjad seisid. Nendel oli hästi palju plaane nagu selleks ajaks kevadeks nagu tehtud. Ja kõik läks nässu. Et ma ise elasin nendele hästi palju kaasa ja hästi palju suhtlesime sellel teemal kogu aeg. Kas, kui tuleks veel võimalus, kas sa tahaksid veel kuhugi minna? Muidugi. Ma isegi olen mõelnud selle peale, et ma uurin seda, et mis üldse, millised võimalused nagu on, et minna ja teha veel nagu mingeid asju. Ma saadan sulle linke eile. Kas sul on ka peas juba mingi koht, kuhu sa tahaksid minna või asi, mida sa tahaksid kindlasti õppida või ära teha? Ma ikka tahaks ise enda sadamat kunagi teha. ja siis iga siuke kogemus on ju teretulnud, et mida nagu veel seal teha ja kuidas sadamat üleval pidada. Aga koha mõttes ma isegi ei tea, kuhu täpselt, et ma ütlen, et sealt Soomest ma sain palju rohkem selles mõttes nagu erialast asja. Jah, ma arvan, et ma tahaks kuskile Soome sadamasse võiks veel minna, et seal on neid sadamaid hästi palju ja seal on jah teistmoodi kui Itaalias. Et Itaalias oli jah ikkagi siuke kogukond ja turunduslikus mõttes nagu on seal jälle nagu kihvtim ja kõik see. Aga reaalselt sadama töökogemuse mõttes on Soome, et seal oligi see, et auto on siuke boonus, et sul võib seal olla, aga paat sul peab olema. Kui sa peaks 3 sõnaga ütlema, mis on Erasmus, mis need sõnad oleks? Praktika, kogemus, sõbrad. Mida sa ütleksid neile, kes kahtlevad, kas minna Erasmusesse või mitte? Kindlasti tasub minna. Ma ise kahetsen seda, et ma noorena, et ma keskkoolis või niimoodi ei kasutanud neid võimalusi. Ma isegi ei tea, kui palju nagu tol hetkel nagu oli tegelikult neid võimalusi, aga ma tean, et midagi nagu oli. Aga ma kahetsen seda, et ma too hetk nagu ei kasutanud neid asju, et
ja mul on väga hea meel, et ma praegu seda tegin. Et see kindlasti annab nii palju juurde, et tuled tagasi, sära on silmis. Kas meil on midagi veel küsimata jäänud? Midagi, millest sa tahaksid rääkida? Mõtlen, mul on neid Soome jutte ja Itaalia jutte on nagu nii palju, et ma ise mõtlen, et ma peaksin selle kohta ma hakkasin kusjuures, kui ma Soome läksin, ma hakkasin kirjutama iga päeva kohta mingid ägedaid asju. Aga siis lõpuks oli nii palju, ma ei jõudnud kirjutada. Aga ma ei tea, vist ei ole midagi küsimata jäänud. Aga me kuulame kindlasti hea meelega veel ühe Soome või Itaalia loo. Ma võin rääkida ühe Soome, ühe siukse nagu, et ta oli siuke, ta ei olnud nagu halb lugu, aga siuke nagu imelik oli, et üks vanem härrasmees käis hästi tihti meil seal tankimas paate ja vett võttis endale ja siis käis seal kogu aeg seal sadamas. Ja tal oli hästi palju erinevaid kaatreid ja jahte ja tal neid ikka oli, on ju. Ja siis ükskord tuli hästi suure kaatriga jälle sinna ja siis ütles mulle, et kuule, et ole hea, et pane mulle kütust ja pane mulle vett ka nagu, aga ma pean korraks ise poes ära käima, aga pane mulle. Siis ta nagu ütles mulle niimoodi, et see kütus umbes midagi tuleb mingi 500 liitrit on ja, et umbes niimoodi. Siis ma mõtlesin, et okei on ja, et teen ära on ja muidugi siis ma hakkasin mõtlema, et issand, et aga kus kohas tal need tangid on ja siis küsisin ta käest, et kuule, et kus kohas sul need on ja siis ta, seal, kus tavaliselt on. Ma rohkem ei julgenud rohkem küsida ka, et okei, et kus tavaliselt on. Siis käin mööda selle ümber, nagu seal paadis seest läbi ja mõtlen, et kus kohas see tavaliselt siis on, et siin ma ei leia küll midagi on ja siis lõpuks leidsin ülesse. Siis hakkasin kütust tankima ja tangin juba 500 ja siis vaatan 600 liitrit ja 700 liitrit ja 800 liitrit ja mõtlen, et millal see täis saab, et näed, et palju seda nagu läheb on ja siis tuleb sealt poest tagasi ja ütles mulle, et panid sa 500 liitrit ja ma ütlesin, et ei, et ta praegu alles tangib või alles nagu seda kütust tuleb on ja juba on 1000 liitrit on ja siis ma panin ruttu kinni ja mõtlesin, oota või mis see nagu teema nagu oli sellega ja siis ta ütles, et ei, et ma ütlesin, et 500 liitrit siis ma nüüd, issand, mis nüüd saab nagu, et ta tahtis 500 liitrit ainult saada, et aga ma panin nagu, mul on juba 1000 liitrit sees nagu ja siis ta vaatab mulle otsa, no nii, neiu, mis nüüd saab? Siis panin silmad ja ma olen nagu niimoodi alla, et ma ei tea nagu, et ma ei oska öelda, mis nüüd saab. Ja siis ütles, et et nüüd mõtle, mis me siis teeme nüüd. Ja hakkab nagu siuke nagu, et ta oli hästi konkreetselt, oli juba konkreetne selline. Ja ma ütlesin, ma vist pean selle siis ise nagu kinni maksma, et ma ei tea. Siis hakkab naerma, ei ole hullu midagi, et ma lihtsalt mõtlesin, et ma selle kaatriga enam see aasta ei sõida, et natukene, nüüd ma pean nagu paar korda veel ikka sõitmas käima. Ma nüüd, jumal tänatud, nagu, et ma küll ei oleks tahtnud nagu seda 500 liitrit nagu ise kinni maksta, on ja. Ja siis ta ütleb, siis ma nagu talle ütlesin, et kui sa tuled Eestisse, ma viin sind nagu Tallinna parimasse restorani, ma viin sind sulle välja teha kõik, on, et see, et ära muretse, aga kus ma muidu sind sealt Eestist üldse leian? Siis ma ütlesin, tule Saaremaale, ma olen Saaremaal. Siis ta ütlesin, et sõidan praami peale ja siis küsin, et ma tahaks nagu, et Airiga kokku saada. Ma ütlesin, kõik praami peal kindlasti tunnevad. Ja siis ta hakkas nagu niimoodi naerma täiesti, on ja siis läks ära ja siis ma mõtlesin, et mis asja nagu praami peal kõik mind tunnevad, et mis ma ütlesin, aga ma oleks midagi normaalsemalt välja mõelda. Minu meelest see on väga viisakalt öeldud, et ära tule. Aga me tegelikult ei rääkinud sellest Soomest üldse, et kas sa oskad soome keelt nii hästi või mis keeles sa? Inglise keeles. Aga kusjuures seal nagu piirkonnas oli hästi palju rootsi keelt räägiti. Ma rootsi keelt ka ei räägi, aga inglise keelega sain seal ilusti hakkama. Et ei olnud üldse nagu probleemi. Ma lootsin, ma olen soome keelt õppinud küll ja ma isegi olen täitsa niimoodi, et nagu saanud sellega hakkama, ja ma lootsin, et ma saan sealt head soome keele praktikat, aga ei saanud, et pigem oli rootsi keel rohkem kui soome keel seal ja mul üks hea soome lugu oli veel, aga ma praegu just oli mul meeles, mida tahtsin kindlasti rääkida.
Jaa, tuli meelde. Mulle meeldis kõige rohkem olla, seal oli nagu erinevad tööülesanded, mida nagu keegi pidi iga päev nagu tegema, et nagu graafiku alusel mind pandi täiesti graafikusse ka sinna, et mitte ma ei olnud kellegi töövari või niimoodi, vaid mind lõpuks ühe päeva olin seal niimoodi kellegiga koos, aga siis pandi kohe nagu, et üksinda olema nagu seal, et erinevate tööpostide peale ja mulle meeldis kõige rohkem olla selle ameti peal või selle kai peal, kus siis nagu sai kütust anda ja siis ikkagi mingisugused inimesed käisid nagu järjepidevalt igapäevaselt, võtsid sealt kütust, siis rääkisid juttu ja sest mulle meeldib hästi palju rääkida, nagu tahtsin kogu aeg nagu suhelda nendega. Ja siis oligi, et üks naine tuli ja ütles, et kuule, et tead, et sa oled kuulus. Mis mõttes kuulus? Nagu ei, ma ei ole kuulus, on ju. Siis, et oled küll, kõik räägivad sinust. Ma olin, et okei, et mis nad räägivad. Et mere peal juba käivad jutud, et ma lähen kütust võtma, et meil on seal üks Casaling Girl. Ja ma olin, et okei, et näed, et siis kui nagu see tuleb, et kui ma tean, et keegi räägib midagi niimoodi, siis nad räägivad minust siis, jah. Siis, et jaa, aga sa oled kuulus, kõik räägivad. Et ma olin seal nagu ainukene, kes siis, nagu ülejäänud olid kõik seal nagu noormehed, on ja siis ma seal olin üksinda. Sellest saaks päris hea mingi lavanime. Aga ma arvan, et siis me ütleme küll aitäh. Aitäh! Jah, palun!